Tänan, hea volikogu esimees, head volinikud, linnavalitsuse esindajad, külalised ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel, ei kesktelevisioonile. Usu või ära usu, aga mina olin esimese Lasnamäe halduskogu liige. Ja tõesti, see linnaosa on mulle südamelähedane. Olen ise Sikupilli gümnaasiumis õppinud, tean seda kanti ja loomulikult mul on ka mingil määral oma nägemus. Kui ma nüüd Kristiines olen näinud neid arengukavasid ja kõiki neid teisi, mis siit on praegusel hetkel tulnud, siis ma pean ütlema, et nii lühikese ajaga valmib dokument dokumendi pärast. Mis tähendab, et tegelikult ei olegi ju, nagu ka eelkõneleja siin ütles ja ka ettekandja, et ega ta nüüd väga kohustuslik ei ole, ta on lihtsalt soovituslik ja kui teda vahepeal ka ei ole, siis nagu midagi ei juhtu. Samamoodi, et kui arengukavas seatatakse mingid eesmärgid, aga eesmärgid ei saa olla 4 aasta pikkused, nad võiksid olla ikkagi pikemad ja visiooni võiks selles suhtes nagu rohkem olla. Et tean ise ka seda, millisena nähti Lasnamäe kanalit, kui siin toimusid meil olümpiamängud ja kõike seda visiooni, rääkimata veel Lasnamäe trammist, mis on vist uuematele põlvkondadele müüt mingist imelikust asjast. Ja ma pean ütlema, et tänu sellele, et Lasnamäe linnaosa valitsus kolis nüüd sinna, nüüd ei tule see Kivimuru tänava, ei ole ta, no igatahes sinna Paemuru auku, mis oli, ja see Paemuru augu ümbrus tehti tegelikult korda. Siin volikogus sai ka tehtud ettepanekuid, et ohtlikud koolmekohad, mis seal on, need saaks tähistatud, et inimesed sinna suplema ei läheks, sest teadupärast seal on vesi alati liiga külm ja inimesed on saanud krampe ja on hukkunud. Ühte ma tahaks panna, et Lasnamäel on päris suureks probleemiks minu kui linnavoliniku poole pöörduvad inimesed on ikkagi see parkimine. Et kuidas oleks võimalik lahendada Lasnamäel parkimine selliselt, et see oleks kõikidele inimestele vastuvõetav, sest nendes suurtes kortermajades on päris palju autosi ja see, milliseks kevadeks on, ütleme, linnarahadega korda tehtud haljasala, kui talvel sinna peale nagu pargitakse, on äärmiselt kole. Mitu volikogu istungit tagasi me hakkasime siin linnale taotlema munitsipaalomandisse majade vahelisi haljasalasid, sest siis, kui toimus erastamine, siis millegipärast majaelanikud rohkemat ei soovinud kui 3 meetrit nende maja seinast. Aga need elukeskkonna arengu jaoks oleks võinud ikkagi linna kodanikud, siis korteriühistu inimesed ise nagu sellest suhtes panustada. Et kui selle poole aasta jooksul suudetakse ühtlasi saada Lasnamäe elanikke, siis vanemate asukate seisukohti ja nägemust, ühtlasi ka noorema põlvkonna visiooni, seda siis tagasisidestada, korraldada vastavasisulisi ümarlaudasid. Ma ütlen, et see on uisapäisa, ma lihtsalt ei mõista, kuhu on selle dokumendiga nagu niivõrd kiire. Et kaua tehtud kaunikene, tasa ja targu, nii et iga Lasnamäe linnaosa elanik saaks olema kaasatud, see on minu mõte. Ma loodan, et Lasnamäe linnaosa esindaja kuuleb seda nõuannet ja ma arvan, et ka Lasnamäelt valitud linnavolikogu liikmed ühtivad selle ettepanekuga. Aitäh!